Jüri vaatab sellise näoga nagu ei saaks midagi aru. Tahtsin kaasa laulda, aga... No miks ei laulda? Alati on lubatud. Et on mikker sees. Mikker on alati sees. Mis oleks juhtunud, kui sa oleks kaasa laulnud? Te lihtsalt jäite ühest väga heast esitusest ilma. No ots, ma tegin vale otsuse. Kuigi tead, esimest korda, kui ma kuulsin sinu laulu Magus Melanhoonia ja teades, et sa oled bariton ja vist üks madalamates häältes, meeshäältes üldse Eestis, siis mõtlesin, et kes seda refrääni laulab talle? Okei, väänati üles, kuidas ta laivis seda laulab ja lihtsalt ma olin skeptiline kuni selle ajani, et sa astusid sinna lavale ja hakkasid laulma. Mõtlesin, No võtta on ju tegelikult ma ei ole varem sellist võimalust olnud siis katsetada sellist registrit võib-olla rahva ees. Eks ma ise ju teadsin, et mul see olemas on, aga lihtsalt ei ole sellist muusikat, kus seda teha. Aga see on üks suur katsumus tegelikult ja risk muidugi ka ja üldse kuidas see kõlama saada, et okei, sul need noodid võivad olemas olla, aga see, kuidas närv vastu peab ja kuidas kogu see võistlusmoment sinna veel juurde, et selles mõttes, aga ma tahtsin kuidagi, ma ei tea, tahan elu põnevaks elada kuidagi ja mis ikka mitte riskida. Sul on uus lugu. Yes. See on meie nädala lugu, nagu me juba ütlesime, Saaremaal, eriti Edela-Saaremaal on see pala tunnistatud juba selle aasta kõige paremaks looks ja seal lauldakse seda sõnadega ümber sõrve. Milline, nali naljaks. Ei, see on väga hea kusjuures, ma hakkasin, oota, kas sa praegu mõtlesid välja selle või see on päriselt niimoodi huvitav? Ma tahaks loota, et see on niimoodi tegelikult. Ma mõtlesin välja selle. Ütle, et see on niimoodi. See on niimoodi, ma tahtsin küsima, milline oleks sinu jaoks ülim tunnustus sinu loomingule? Ülim tunnustus minu loomingule, ma arvan, need ei ole kindlasti mingisugused auhinnad, kuigi see on tunnustus omaette, aga neid jahtima minna on küsitav. Tunnustus on see, et ma lihtsalt sooviksin saada sellist ausat tagasisidet oma enda publikult, inimestelt, kes on mulle olulised. Ja see tagasiside minu jaoks on väga oluline, et ma tihtipeale kuidagi tunnen, et võib-olla seda tuleb liiga vähe või seda tuleb see tagasiside minu jaoks on see vastus. Aga sotsiaalmeediakanalite kaudu tuleb sulle ka kindlasti mingit tagasisidet, mida sellist põnevat sulle kirjutatud on? On kirjutatud... Ma ütlen ausalt, message requestid on siis sellised kohad, Tanja võib-olla teab, et sinna tuleb hästi palju alati. Tihtipeale ma ei jõua neid kõiki läbi lugeda, aga kommentaarid on minu lemmikud. Ma olen olnud päris halb selles, et ma reageerin kommentaaridele, aga ma olen viimasel ajal just siin poole aasta jooksul hakanud kommenteerima tagasi, vastama kommentaaridele, laikima kommentaare ja natukene siis niimoodi mängima nende kommentaaridega, sest et see on tegelikult väga lõbus. Ma näen, et sa oled päris tihti nüüd Taanis käinud, et räägi, mis värk sul on selle Taaniga? Me läksime sõpradega Taani siin mõnda aega tagasi tõesti ja ma olen ise elanud Taanis ja ma olen seal koolis käinud ja mul tekkis kuidagi hästi pikk aeg, mil ma ei käinud Taanis. Lägime lihtsalt odavaid pileteid ja mõtlesime, et me läheme ja mõned tuttavad ei olnud käinud ja siis ma mõtlesin, et lähme, et näitan teile. No vaata, kes oleks teadnud, et mina käisin Eurovisioonil Taanis, just sa oleks sobinud sinna palju paremini on ju, kui minu aastas. Ainuke asi, mida ma õppisin, et ma muidu ei söö need lagritsakommid, aga seal lennujaamas müüdi need väiksed lagritsad, need pallikesed, mis meil nüüd müüakse ka, need eraldi karpides, kus on sees natukene lagritsad, aga ümber on sellised kuldsed pallikesed ja ühesõnaga väga, väga mõnusad lagritsakommid ja alates sellest ajast, kui ma Taani lennujaamas tagasi teel Eestisse sõin väga palju komme, sest ilmselgelt nagu oli vaja kuidagi kurva tunnet ju täis süüa, siis ma hakkasin armastama lagritsat. Mina siiamaani söö lagritsat, aga mida ma lagritsaga võin siis süüa juua on üks jook, mis mahub pitsi ära. Seal on väga populaarne see.
on jah, ma olen proovinud lagritsa viina, see oli õudne ja ma olen proovinud lagritsa jäätis, see oli veel jälgim, nii et ei tea, lagritsa armastajad on erilised inimesed. Mulle väga lagrits maitseb.